Kell on juba nüüd päris palju, nii et aeg on rääkida sellest, kes on sellel nädalal kõige toredam või kõige troppim olnud, seda otsustate juba teie, aga nüüd on siis selline informatsioon välja ujunud, et ÜRO, kes pole ammu millegagi nagu silma paistada, et midagi teeksid, on nüüd oma tähelepanu prisma pööranud Hollandi poole ja tahab ära keelata Hollandi laste kingitooja Sinterklaasi mustanahalise abilise. Nimelt on siis Sinterklaas selline pika valge habemega punases riietuses mees, jõuluvana, kes käib ringi koos Svarte Piiti ehk siis Musta Peetriga. Ja Must Peeter ei ole siis tegelikkuses ei kedagi muud kui üks selline väike mustaks värvitud päkapikk. Ja mida päkapikud jõuluvana ikka teevad, viivad lastele kingitusi. Ükski hollandlane ise selle vastu ei protesteeri, aga inimõiguslane Vereen Scheffert, kes on siis ÜRO töögrupi juht, on asja üles tõmmanud ja öelnud, et nii see käia ei saa. Sinterklaas tuleb koos oma mustanahalise abilisega ära keelata. Ja olemegi ÜRO-sse helistanud, aga kellele täpsemalt seda veel ei tea. Tere hommikust! Kas ÜRO? ÜRO. Kas Vereen Scheffert? Ei ole. Kus Vereen on? Ta on tööl. Olen tema assistent. Bertsel Van Brintsel. Wiederpolen. Van Wiederpolen. Ja. Proua Van Wiederpolen. Ei ole proua häda. No aga käige ära siis, kui teil häda on. Härra olen. Härra. Härra oled? Mitte proua, vabandust. Andke andeks, aga minu arust teil kui sellisel diskrimineerimisvastasel inimesel ei tohiks midagi selle vastu olla, kui ma ütlen teile proua. Absoluutselt ei ole. Rääkige, milles on probleem? Probleem on selles, et meid huvitab siis see, et miks ükski hollandlane ei tunne ennast puudutatuna sellest, et jõuluvanal käib väikene must päkapikk kaasas, aga teie ülemus, proua Vereen, kes on siis pärit Jamaikalt ja tema on pahane nagu selle pärast. Asi on nagu selles, et vaadake, kuigi see vend käib nagu inimestel külas, siis väikene Schwarzpoiss jäetakse ukse taha külmetama. No ei ole päris niimoodi. Ei ole päris niimoodi. Esiteks ei ole Hollandis eriti külm talvel ja teiseks ei vasta teie jutt tõele, sest Must Peeter on alati oodatud kõikidesse Hollandi kodudesse. Ta on alati oodatud. Kahjuks on see, et tema ülemus jätab ta ikkagi ukse taha. Hollandis ei pruugi küll väga külm olla, aga see asi on selles, et inimene on ikkagi pärit Angolast või sealt kuskilt lähedalt. Ja kui inimene jäetakse ikkagi +6 talvel ukse taha, tal on seal külm, ta valvab saani või ükspuha, millega see inimene tuleb, sõidab parajasti see püha inimene, kes teil linna kingitus tuleb Hollandisse jagama. Teha see ukse taga, väike poiss ja külmetab. Olen näinud oma silmaga ja ausalt öeldes mõtlesin, et tõmban üle selle asja üles ja õpetame asja ära. Väga lihtne on see esimene punkt asja. Nee, ongi kõik. Ongi kõik, jah. Ja kuidas siis väikesed Hollandi lapsed peaksid kingituse kätte saama, kui teie keelate jõuluvana koos tema abilisega ära? Jõuluvana võib kingitusi tuua. See, kes Hollandis hingab, see ei ole mingi jõuluvana. Kuidas tema nimi oli, mis te ütlesite? No tema nimi on Sinterklaas. Sinterklaas. Palun, kas see kõlab kuidagigi natukene nagu jõuluvana? Nagu Santa Claus, täpselt samamoodi kõlab. Sinterklaas, Santa Claus. Teile tundub, sama hästi Sinterklaas, samamoodi kõlab ka näiteks Sprinter Maas. Sprinter Maas? No samamoodi kõlab. Spordiõnnetus. See on jõuluvana, on ju. Aga ajage sinna asju ja siis niimoodi sassi. Saate aru minust või ei saa üldse aru? Hästi ei saa, tuleb tunnistada, et minu jaoks Svarte Piit või Must Peeter ei esinda stereotüüpset tegelaskuju. Me ei jäta seda asja niimoodi poolikuks. Me vaatame globaalselt asja. ÜRO on globaalne organisatsioon. Me vaatame seda asja globaalselt. Hetkel see väike must poiss, kuulsite, poiss, see väike poiss esindab praegu on ju väga ajast ja arust stereotüüpi. Meil olid kunagi hoiad. Me kõik teame seda, me ei saa seda salata, meil olid hoiad. Mustad värvi, siis oli see okei. Nüüd, kui meil enam hoiadust ei ole, must inimene ikkagi ei viitsi tööd teha. Kes on kõige töökam rass maailmas? Need on ikkagi kollane rass Hiinast, Aasiast ja nii edasi. Me asendame selle väikse musta poisi väikse pilusilmse tüürkuga.
tema kannatab külma, tema samal ajal lihtsalt ei passi, ei tee suitsu, nagu see väike muust vaid õmbleb siis jalanõusid ta sellele. õmbleb jalanõusid, ta teeb, tikib, ta paneb kokku, ütleme siis mudelautosid, samal ajal ta lihtsalt ei passi ja ei viska nii-öelda siis aega, nii nagu meil öeldakse, ahju. Saate must aru? Saan teist aru, aga minu arvates teie väikene organisatsioon läheneb probleemile valest küljest. Kuulake. Probleem on selles, et teie jaoks siis Sinterklaas ja Must Peeter sümboliseerivad siis orjapidamist. Absoluutselt, orjapidamist. Aga miks te tahate ära keelata orja, mitte orjapidaja, kes peaksite ära keelama selle valge, keskealise, natukene ülekaalulise mehe, kes siis Musta Peetrit kaasas veab? Sa ei saa ära keelata orjapidajate käes, ehk siis valge jõuka inimese käes on, ütleme, ikkagi suurem osa ikkagi globaalsest, ütleme, finantsressurssidest. Nii. Kui me keelame ära, meie elanik keelatakse kinni, midagi ei toimu, koole ei ehitata, mitte midagi ei tehta. Infrastruktuur kui selline jääb ehitamata. Me ei saa ära keelata orjapidajaid. Me saame keelata ära orjapidamise ja orjad, aga mitte orjapidajat. Väga hea, selline nüanss lisab mulle ainult jõudu juurde ja teie ülemusproua Schäfferd on tegelikult öelnud ühe lause veel. Ja minu arvates võib selle lausega kokku võtta kogu teie selle asjaajamise mõttekus on see, et miks peab hollandlastel olema 2 jõuluvana, 2 Santa Clausi? Vaadake, Holland on niisugune väga huvitav riik, et seal peab olema 2 tegelikult. Ma nagu selles mõttes vaidlen vastu natuke oma ülemusele. Et kuna seal on hästi palju näiteks Amsterdami, teate, kui palju seal on neid kanaleid. Üle nende seal käia talvel libe jää. Me oleme kaotanud oma töö, ütleme siis väga mitmeid Santa Clause ja Sinterklaase. No ja, aga kas siis väike Must Peeter ei võiks siis vanemat härrasmeest aidata üle kanali? Ta ei ole sertifitseeritud kingijagaja. Ta ongi lihtsalt mingi sidekick, kes käib kaasas juba vanast ajast, sellepärast ma räägin. Meil on vaja inimest, kes teeb tööd, mitte ainult ei tolgenda kaasas nagu lihtsalt mingisugune vanast ajast määratud. Seda töökohta kui sellise vormindus ei ole vaja. Proua ametnik, aitäh, et võtsite aega selgitada sellist tõesti olulist probleemi ja loodan, et teil jätkub jõudu ja sihikindlust ja enesekindlust selle asjaga ikkagi lõpuni minna. Oleme. Jah, taga.